tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti. Teeme kaardi lugemise nädalale 27. oktoober kuni 2. november. Praegu on selline põnev aeg, et on energiatsükli viimane osa, mis lõpeb reedel, mis on siis kundaliini ärkamise energiatsükkel ja samas on ka kasvav kuu, nii et selline läbimurrete aeg, mis aitab meil sisemistest vastupanudest edasi liikuda kõrgemasse sagedusse ja tuua vajalikke infovoogusid, visioone, nägemusi, taipamisi selle kohta, kuhu elu meid edasi juhatab. Siis laupäevast algab uus energiatsükkel, aga sellest me räägime siis laupäeva energiate juurde jõudes. Vaatame kõigepealt, mis on siis nädala põhienergiat ning seejärel liigume siis liigume päevade kaupa energiate ülevaatuse juurde. Kutsun sõnumid läbi valguse, armastuse, õnnistuste voo, mis on kõige olulisem teema sellel nädalal meie hingede arengu jaoks, ongi siis uuele keskendumine ja ka enda energiate fokusseerimine, lubamine endal elada enda kire kohaselt, endal lubada unistada ja maagilisel moel nendele unistustele hakata ka jõudu andma, on oskus, millest ma olen tegelikult siin kanalil väga palju juba rääkinud, aga sellel nädalal ütleb elu, et nüüd ei ole vaja enam lihtsalt ettevalmistusi teha, vaid praegu ongi kõige õigem hetk ka need kogemused praktikasse panna. Keisri energia ütleb, et nüüd, kus kundaliiniga meie enda kõrgema olemusega häälestumine on ühtsustunud või ühtsustumas, on joondunud või joondumas, on tarvis seda sisemist tungi midagi kogeda või luua või vastu võtta. Seda vaja hästi selgelt väljendada. Väga hea aeg, et teha loomingulist tööd. On see siis laulmine, kirjutamine, joonistamine, mis iganes laadi looming on praegu väga võimsalt toetatud ja see on ka selline suurepärane aeg, et tõusta enda sees enda elu liidriks. Et see ei tähenda seda, et sa pead kõike üksinda tegema ja üksinda mõtlema, vaid seda, et sina, kes sa valitsed iseenda elu üle, sa oled enda elu valitseja, valitsejanna, sa oled enda teadvuse juht, sest sa juhid läbi oma teadlike otsuste oma elu. Et räägitakse väga palju sellest, et alateadvus on väga tugev ja mõjutab meid palju, aga tegelikult ei ole tugevamat väge meie teadlikust otsusest, mis on kerkinud südamest. Nii et kerkinud mõte või unistus või otsus, mis tõuseb meie tavateadvusesse, meie mõistusesse, saab meile nähtavaks, siis sellele kogemusele selgelt jah öeldes, selle kogemusega selgelt kaasa liikudes, me häälestume elama valguse sagedusel, armastusega joonduses ja mitte ainult. Tegelikult armastuse vastuvõtmine, armastusest juhindumine on üks esimesi sammusid kõrgemate dimensioonidega kokkulõimumisel. Tegelikult, kui meie kundaliini alt üles tõuseb ja muuseas Ganesha on siis, kes siin kaardil on kujutatud, ongi meie kundaliini sümboliks, ehk siis kui meie seest tuleb tunne, mis ongi siis läbi maa energia juhatatud, läbi meie keha tõuseb üles, me lubame kõikidel oma tunnetel saada valguses vastu võetud, avaneb meie kroonkeskus ja me oleme suutelised alla laadima ja kanaldama endale vajalikku infot igal hetkel ja mitte ainult selle dimensiooni sagedustes toimimiseks,
vaid need, kes on siis südamega ühendust saanud, enda tõe ja enda tõetunnetusega ühendust saanud, nende jaoks on väga võimsalt avanemas ja tegelikult me oleme kogu aeg nendega ühenduses, aga täisvõimsusel kättesaadavaks ka kõrgemate dimensioonide info. Nii et kui sa oled inimene, kes tegeleb sellise vaimse maailma sügavama uurimisega, siis ma väga soovitan sellel nädalal vaadelda ka enda kõrgemate dimensioonide olemust, saada sellega tuttavaks, võtta vastu juhatus oma kõrgemalt tasandilt, kuidas oma maiste tasanditega paremini toimida. Sest et väga paljud meie seast ongi väga kõrgetes sageduses väga palju olnud ja väljakutseks on pigem see maise maailma kogemus. Aga hea uudis on see, et kui sul on kõrgemate sagedustega tõesti tugev ühendus loodud, siis sinu kõrgemad tasandid saavad sind aidata pühitseda ka maisesse küllusesse, maisesse rikkusesse, maisesse heaolusse, nii et need sündmused, mis siin praegu lahti rulluvad, kui sa oled olnud väga spirituaalne inimene, siis ongi võimalik, et praegu nii-öelda need rahateemad ja tööteemad ja sellised teemad ongi sinu pühitsus, et sa saad tuua nüüd enda kõrgema olemuse tarkuse siia maa peale ja seeläbi luua midagi enneolematut, midagi sellist, mida varem ei ole olnud. See ongi selle pimeda aja eesmärk, et me saaksime kogeda värskeid lähenemisnurki, lähenemisviise. Ja teiseks avaneb meis väga võimsalt arusaamine, et mitte miski pole isiklik, mis meie eludes on toimunud, on kõrgema plaani kohaselt olnud tarvilik, selleks, et enda ärkamisega, enda abistamisega me tegelikult aitame kõiki meie ümber, sest et need magnetrajad, mida me loome läbi enda valikute, läbi enda otsuste, läbi enda elu, kuidas me elame, siis need magnetrajad saavad kättesaadavaks ka teistele, kes me siin ühisväljas oleme, nii et me saame ennast aidates aidata tegelikult kõiki. Et siin selle nädala rõhk võiks olla sellele, et mulle on kõik hea võimalik praegu ja kohe ja ma olen sellele avatud ja ma olen tänulik ja ma olen valmis õppima, kui midagi on vaja õppida ja ma olen ka valmis oma kogetut jagama. Et see oli ka üks selline osa Buda õpetusest, mida ta jättis oma õpilastele, see, et kui te midagi läbimurdelist olete avastanud, et jagage seda ka teistega, sest et selleks me siin planeedil koos olemegi inimkehas, et me saame üksteisel aidata tulla sellesse ärkvelolekusse ja teadvelolekusse. Ja kui on tunne, et vot ei tea, mida teha, ei tea, kuhu liikuda, ei ole nagu sellist selget sisemist impulsi, ei ole sellist kirejuhatust, et siis sellise leige tundega ei ole vaja punnitada, vaid siis on vaja lõdvestuda, võtta aeg maha ja läbi sellise tasakaalustumise enda sees, et ma ei pea kogu aeg tegutsema, vaid ma võin olla ka rahulikult naisenergias, lihtsalt olemises, siis seeläbi avaneb meie sees mingisugune uus laegas või siis hästi ära unustatud vana. Ja kohe ma loen teile selle kaardi kohta ka lähemalt. Et on aeg häälestuda rohkem südame sagedusele ja sa hakkad nägema viise, kuidas tulla välja negatiivsest või toksilisest situatsioonist. Võta aega enese tervendamiseks, regulaarseteks praktikateks ja tea, et sinu valgus ja armastus on alati tugevam sinu hirmust. Luba endal tunnetada seda tunnet, minu armastus on tugevam minu hirmust. Südame tasandi puhastus tähendabki seda, et ma ei
eelda ega oota, et nüüd läheb samamoodi nagu vanasti, vaid ma eeldan võitu, ma eeldan valguse võitu pimeduse üle. Ja seesugune otsustamine, valimine hakkab sulle juhatama täpselt õigel hetkel õigeid protsesse, mida teha, et sinu kundaliini kanal saaks olla jällegi täielikult puhas, avatud, särav ja kiirgav, et see, kes sa oled loodud olema, särav ja võimas, uute alguste tooja, uute alguste kehastaja, et julgedes vastu võtta selle tunde, et need uued algused ongi edukalt käima läinud, et need kogemused ongi sulle toonud täpselt seda, mida sul oli sellel hetkel vaja, et sind aktiveerida. Kõik, mis su elus on olnud millekski vajalik aktivatsioon. Võttes vastu usalduse, et mina olen loodud elama särava, kiirgava, nautivana, siis see, mis su elus hakkab voolama või veelgi võimendub, sinu imede voog, lahenduste voog, selline ennast väestav suhtumine toob väestamise ka universumi poolt, et sellega sa magnetiseerid endale ka väga võimsalt valgusmaailma abi. Meil tuli siin väga imeliselt välja 3 suure arkaani kaarti. Maagikaart räägibki siis sellest, et ennast toetades, ennast väestades hakkab maagilisel moel ka elu sind toetama ja väestama. Ja see, kui sina otsustad, et sa elad armastuse sagedusel, et sa elad enda tõega kooskõlas ja kõiksusega kooskõlas, universumiga harmoonias, siis sulle hakkavad tulema taipamised, mõistmised, arusaamised ja ka selged otsused sünnivad läbi sinu. Sest et võttes iseennast vastu, ükskõik mis meie elus on toimunud, kaob vastuseis olnule ja see saab asendatud tugeva sisemise impulsiga. Teisisõnu me võime öelda, et me alistume armastusele ja armastus võtab juhtimise üle. Nii et selline püha ruumi loomine enda sees, et minu keha on minu püha tempel ja püha ruumi loomine enda kodus ja sellise enda kõrgema olemuse kogemuse taasmäletamise vastuvõtmine ehk lõdvestumine ehk mitte enam samastumine oma mineviku rollidega võib tuua sellel nädalal meeletult suuri läbimurdeid ja tõesti valgustatuse kogemusi või ka sähvatusi, aga võib tulla ka täielikult püsiv valguse voog. See, kuidas see toimuda saab, sõltub siis sinu enda individuaalsest kokkuleppest universumiga. Ja kui sulle see ei meeldi, kuidas su elu on, siis räägi universumiga, suhtle ja lepi uutmoodi kokku, kuidas sa soovid, et su elu oleks. Ei ole ühtegi küsimust, ühtegi teemat, mis on nagu tabu, et mis ma nüüd hakkan jumalalt mingi raha teema kohta küsima. Vastupidi, sa oled siin planeedil tulnud tegema valgustööd, sa oled siia tulnud tooma enda erilist kodusagedust enda kas siis tähegalaktikast või tähesüsteemist või mis iganes erinevatest kosmilistest plaanidest. Ja selleks, et sa saaksid oma hingeülesannet täies mahus täita, ei ole absoluutselt piinlik see, et sul võiks olla ka rahaliselt hästi, et sul võiks olla väga meeldiv elu ja väga meeldiv pereelu, väga mis iganes eluvaldkonnad, mis sinu jaoks on olulised, et need oleksid tõesti õitsengus, nii et ära häbene küsida tõesti seda, mida sa päriselt soovid, sest elu tahab sulle päris kindlasti seda kõike tuua, et siin on meie kõikide jaoks, kõikide hingede jaoks on avanenud praegu kiirendatud
koosloomise tsükkel, mis tähendab seda, et su sõnadel ja mõtetel on järjest suurem kaal, väljenda täpselt seda, mida sa tahad ja õpi eristama oma ego häält hirmu häälest. Kes tahab, siis mu koduleheküljel on ka selleks spetsiaalne internetiseminar, mida saad kohe endale lingi, kui sa sellele seminarile registreerid stellashakti.com. ma joon natuke vett ja siis läheme päevade kaupa energiate ülevaatuse juurde. Esmaspäev 27. oktoober on pöörangupäev, kus meie mõtete tasandist sünnivad mingisugused uued tegutsemised. Nii et nagu ma ütlesin, siis sinu sõnadel mõtetel on järjest suurem kaal, ole hästi tähelepanelik, et sa sellel päeval väljendaksid tõesti enda kõrgemat tõde, räägiksid sellest, mida sa armastad, mis sulle meeldib, kuidas sa tahaksid, et asjad lähevad, sest et need meeldiva tundega väljendatud otsused toovad väga magusaid vilju. Ja kuigi selle päeva energia võib tunduda selline raputav ja sakutav, siis see sakutabki selleks, et täpsusta, palun, väljenda veelgi selgemalt, mida sa soovid. Ja kui sa tunned, et su pea mõtteid täis, mida sa kõike ei taha, siis pane need kirja, ütle universumile, annan need mustrid vabaks ja keskendun nüüd oma südamesoovide väestamisele, jõustamisele ja elluviimisele. See on imeline päev, et alustada mingisuguste projektide väljatoomist, maailmale esitlemist, enda unistuste suhte manifestatsiooniga jätkamist või ka mingis mõttes uute kokkulepete alustamist oma kallimaga, sest et näete, vaadake, mis kaardid siit tulevad, et tõesti see, mida sa sellel päeval ütled, võib olla täiesti kohese manifesteerumisega või isegi võib juhtuda nii, et soovid hakkavad täituma rutem, kui sa neid isegi sõnastada jõuad. Ja selleks, et närvisüsteem siis läbi ei põleks, on väga vajalik, et meil oleksid tugevad juured, et me oleksime hästi maandatud, hästi kohal, hästi rahus, usalduses, sisemises tugevuses. Ja sisemine tugevus ütleb seda, et ma võin olla õrn, ma võin olla pehme, ma võin olla kaastundlik, ma võin olla sõbralik, ma võin olla tänulik, sest et mulle on õnnelik elusaatus garanteeritud. See on universumi seadus, et me liigume pimedast ajast valguse ajastusse. Ja kui ma ei ole veel julgenud enda väge vastu võtta, mis tähendab seda, et ma ei ole julgenud vastutada, et mina ise loon enda reaalsust, siis elu võibki nii-öelda klikk tuua meile väga võimsa taipamise voo, nagu välgusähvatus, et kõik lööb korraga valgeks ja ma näen ümberringi, et mida ma olen siis loonud või parasjagu oma mõtetega loomas, mida on tarvis hästi rahulikult kas ümber seadistada või veelgi täpsustada või siis ennast kiita ja tänada, et näed, kui ilusasti ma juba loonud olen. Et selline, see programm on siin, tuli üks reklaam siia vahele. Elu ütleb, et on vaja blokeeringutest julgeda vabaneda. Ja see vabanemine tähendab seda, et ma ei lase ühelgi mõttel endast nii-öelda nagu üle sõita, et ma ei lähe sellesse tundesse, et mina tahan küll üht, aga näe, universum tahab teist. See ei ole kohane otsus. Otsus on see, et minu tahe ja armastuse kõrgem tahe on üks. Ja kui ma tunnen, et midagi on mulle nii haiget teinud, et ma ei suuda endasse uskuda, siis vaata neid väikseid edusammusid, mis sul on olnud elus. Et sa ei pea
keskenduma sellele mingisugusele suurele teemale, vaid vaata neid väikseid edusammusid, mis sul on olnud. Ükskõik mis eluvaldkonnas ja keskendu sellele, aga seal on edu, seal on edu, seal on edu. Järelikult on edu minu jaoks võimalik, et sa saad ikkagi selle edu sagedusega ühendust. Nii et ei ole vaja karta, vaid hoopiski tulla tänusse ükskõik mille eest, kas või mingi imepisik asi, mille eest me saame tänulikud olla. Tuua tähelepanu sellele ja see, kui me oleme ühe kogemuse eest tänulikud, äratab meis oskuse selles tänu sageduses näha olukordi teise nurga alt, tõusta kõrgemale tasandile. Nii et siin soovituseks on see, et ole enda ja teistega lahke. Tee reikid, tee mis iganes tervenduspraktikat, mis sul aitab seda pehme ja voolava energiasagedust tunnetada enda kehas. Järgmine päev on siis 28. oktoober ja 28. oktoober on ka portaali avatuse päev. Siin võivad tulla väga imelised allalaadimised, taipamised, kõrgema mina juhatused, et kui midagi on nüüd jäänud siin sinu Kundaliini kanalisse ebakohast ja ebameeldivat, ütleme, et mingisugune selline hirmukene on sinna endale ikkagi sellise mugava pesa loonud ja sa muudkui toidad tähelepanuga seda ja lood talle järjest tugevamat sellist turvist ümber, sest kui me hakkame hirmule vastu, siis ta saab tugevamaks. Teine variant, kuidas sellises kohas käituda, ongi siis paluda universumi abi ja Gabrieli 7 ütleb, et sul on väga võimas valgusmaailma toetus ja abi olemas, et sinu kaitseinglid ja vaimsed teejuhid ootavad pikisilmi, et palun pöördu nende poole, palun leia see enesekindlus, et kui ma küsin universumilt, siis mulle kindlasti vastatakse. Sa ei pea teadma, kuidas seda olukorda lahendada, aga sinu asi on võtta ühendust oma Kundaliini kanali kõrgem ots ajada nii-öelda tähtede energiasse välja, kutsuda armastuse abi endale ja lõdvestuda teades, et sind aidatakse. Et see on selline sisemise nihke koht, kus me ei punnita, ei pressi, aga me hingame sügavamalt, lubame enda rohkem lõdvestuda, teeme seda, mida me naudime. Kui mingi teema ei voola, siis järelikult ongi vaja praegu mingi muu teemaga tegeleda, et me usaldame, et me alistume sellele kõrgemale tahtele ja soovile, et praegu on vaja keskenduda just sellele enda jumalikkuse aspektile. Ja jõudes taas ühendusse enda jumalikkuse olemusega, siis selles viibides need varjud hakkavad iseenesest lahtuma, kustuma ja kaduma. Samamoodi nii nagu kui me paneme õhtul, toas on pime, paneme lambi põlema, siis me näeme ja varjud hajuvad. Ja samamoodi on meie elus ükskõik mis olukorras, kui me oleme sellises mingis teemas nii-öelda teadmatuses, pimeduses, mis tekitab inimestele sageli hirmu. Hirmu tunne on, kui ma ei tea, siis on hirm. Aga mis siis, kui on hoopis vastupidi, et kui sa ei tea, siis universum plaanib sulle mingit väga imelist üllatust parasjagu. Et sellise sisemise nihke tegemiseks on vaja aeglustuda. Ja sellest ma olen ka siin kanalil väga palju rääkinud, aga ma ei räägi seda siin niisama, vaid ma räägin seda enda aastakümnete pikkusest kogemusest. Ja tollel ajal, kui ma selle avastasin, ei olnud mulle seda mitte keegi öelnud, et kuule lõdvestu, siis asjad lähevad voolama. Vaid ma olin nii paanikas, ma olin nii meeleheites mingite teemade pärast. Ja ma ei osanud enam midagi muud teha, ma lihtsalt viskasin diivanile pikali ja ei teinud mitte midagi. Ja 5 minuti pärast hakkas telefon helisema ja tulid lahendused ja tulid edasi liikumised. Nii et usalda, et see sinu sisemine transformatsioon ei pea olema alati
tegutsemise läbi, vaid just nimelt nagu Fred Jussi armastas öelda, siis molutamine on see, mida on vaja teha. Ja minule meeldib sõna lõõgastumine, lõdvestumine. Et see, kuidas me liigume ühelt teadvuse tasandilt järgmisele, on väga tihti nii kummaline, mida ei oskaks mõistusega ette mõeldagi. Aga see ongi siin planeedil Maa tore, et sellest teadmatuse kogemuses tegelikult võivad meile tulla väga meeldivad üllatused. Niisiis usu sellesse, et kui sa midagi ei tea, siis järelikult elu tahab sulle väga ilusat üllatust, väga meeldivat lahendust tuua. Ja sa võid alati öelda elule, et ma olen avatud taipamisele, mõistmisele, selgelt nägemisele, arusaamisele, selgele juhatusele, kuidas olla või kuidas tegutseda. Nii et see on selline päev, kus me mõnes mõttes oleme kutsutud võtma pilgu sellelt ära, mis meile ei meeldi, ja pöörama tähelepanu sellele, mis on parasjagu hästi ja selles kas või natuke rohkem säramises hakkab elu sulle tooma järjest säravamaid ja imelisemaid kogemusi. Et selline oma valgusesse tõusmine on selle päeva üleskutse meile kõikidele. 29. oktoober. Siin, mida ma soovitan, et kuna praegu väga paljud inimesed vaatavad õudusfilme ja armastatakse sellist närvikõdi teha oma valukeha, mis iganes tasandil äratada või isu täis saada sellele, et tehke tugev kaitsepalve endale, puhastage need energiat nii tihti ära enda energiaväljast kui võimalik. Sest et sageli inimesed ei saa aru, mida nad teevad, selliseid hirmulugusid endasse ahmides. Et samamoodi nagu me toitu peame valima, siis meil on tarvis valida seda energiat, milles me oma energiakehal lubame olla. Et selleks, et su energiakeha saaks tugevaks ja säravaks ja ehk sa saaksid jääda õnnetundesse ka siis, kui ümberringi inimesed on oma uinumises kõik oma kollilugudega maadlemas, siis seda on vaja treenida ja tugevdada. Ja selle päeva energia ütlebki, et elu mõõdab meid praegu parasjagu, kui tugevad me oleme. Kui me ei ole mingis kohas piisavalt tugevad, siis äratatakse meis mingisugune kogemus, et me saaksime iseennast õppida väestama, jõustama, vabastama need hoiakud või käitumismustrid või harjumused, mis meile ei sobi. Et me õpiksime keskenduma sellele, kuidas me tegelikult olla tahame, et me keskenduksime teadvel olekus elamisele. Ja teadvel oleku mindfulness praktikaid on nii palju siin planeedil õpetatud, võib-olla oled isegi õppinud, aga üks kõige lihtsam on see, et lihtsalt jälgi, mis su ümber on, et tule kohalolusse. Jälgi, kuidas sa hingad, sa ei pea seda muutma, lihtsalt jälgid. Vaatad, mis värvi su ümber asjad on. Võib-olla on mingi hea lõhn su toas või tahad panna mingi viiruki. Et nagu jälgi lihtsalt seda, mis praegu on. Ja kui midagi on häirivat, siis kutsu enda kõrgem mina, ütled kallis kõrgem mina läbi armastuse ja valguse. Palun juhata mind meeldivasse, minule sobivasse elustiili, elukeskkonda, elumuutust looma, tooma. Palun, et muutused minu elus toimuksid armastuse energias. Väga levinud arusaam on see, et muutuste jaoks on vaja ikka kannatada ja ei tea, mis asju läbi kogeda. Oma isiklikust kogemusest ütlen, et kunagi ma seda uskusin, nii kogeda sain, aga õppisin tellima teistmoodi muutusi ja tõesti praegu ma võin kinnitada käsi südamel, et kasvamine võib toimuda väga suures armastuses, õndsuses ja hoituses. Ei pea olema see mingisugune tohutu kolli paraadi enda kehast läbi lubamine. Et soovitus on siis sellel päeval, et leia seda, mis sulle pakub rõõmu. Et jällegi
meenutada, et meie hinge olemus on rõõm, tahad elada hinge ja universumiga kooskõlas, on vaja teha ükskõik midagi, mida sa parasjagu naudid. Võib-olla on see millegi õppimine, mis toob sulle naudingut, mingi hea toidu tegemine, mõni naljafilm või suhtled kellegagi, kellega lõbu sitsitada selle maailma kummalisuse üle. Ehk siis selline kergendusse astumine on vaja ise otsustada, sest tõsidus ja selline ülemäära, kuidas selle kohta öeldaksegi, otsin head eestikeelset sõna, palun, aitäh universum. No selline, kuidas ma ütlen, nagu selline kurja õpetajana elamine, iseenda elu valitse, seda ei pea tegema. Me võime tulla pehmusesse, armastusse, suhtudes endasse kui kõige kallimasse inimesesse, sest et nii nagu me suhtume endasse, nii me õpetame ka teisi endasse suhtuma, et kui me tahame armastavat, pehmet, sooja, südamlikku maailma pilti, siis on tarvis seda iseenda suhtes kõigepealt avada, et jaa, minu jaoks on võimalik väga meeldiv, väga soe, väga südamlik elu ja lubada, et see tervendusprotsess ise juhatab sulle siis, kuidas ja mil viisil ja missuguste praktikate läbi sa seda vana hirmukihi või valukihi vabastamist teha saad. Sest meie kõikide keskmes on puhas valgus, õndsus, armastus, rõõm, tänutunne, taevalik. Ongi taevatunne iseendas, et paradiis on meie sees. Paradiis ei ole koht, vaid paradiis on meie teadvuse seisund, kui me oleme oma südames. Nii et seda paradiisi sagedusse tõusmist me võime kõigepealt näha, et kust siin tuleb tolmurullid kõigepealt kokku lükata, aga sellest ei ole midagi, nii nagu kodus on mõnus, kui kõik on korda tehtud, samamoodi meil on enda energia kehas mõnus, kui me teeme vajalikud, ütleme, mõnes mõttes võib-olla kärpimised, et ma ei lase ennast minna nendesse rasketesse mustritesse või ka minna rännakuteraapiasse, kui on midagi väga painavat kehas pidevalt üles tulemas, et näha jällegi maailma kõrgemalt justkui kotka pilguga. Selle päeva energia aitabki meil tõusta, väga suurt võimsat energeetilist ülestõusu on meil võimalik teha ja hakata nägema enda elu ja seda maailma tõesti uue pilguga läbi südame. Nii et vali teadlikult, mida sa tarvitad. Üheksa oli see, 30. oktoober. 30. oktoober on Kundaliini ärkamise energiatsükli eelviimane päev. Selle päeva energia, kui sa nüüd ei ole nagu sellist risti vastupidiselt oma sisetundele käitunud, siis see peaks tulema väga kerge, helge, väga meeldiv ja väga võimas. Ja väga palju õiget ja vajalikku infot toov päev, et hoia silmad, kõrvad hästi lahti, sest et võivad tulla täpselt õiged sõnumid, õiged arusaamised, mis aitavad sul langetada õiged otsused, mis on sinuga, sinu kõrgema olemusega joonduses. Kui tunned, et vot ei ole seda joondust kuskilt võtta, siis järelikult on vaja midagi veel lõpetada, minema, astuda mingisugusest protsessist, kogemusest, käitumisharjumusest, eluhoiakust, nii-öelda ületada sild vana maailma ja uue maailma vahel. Et üks praktika, mida ma ka täna tegin ühe armsa valgusteekaaslasega, oli see, et ta ütles, et ta on nagu kahe maailma vahel, et ta näeb nagu seda vana, uus on ka, aga vana on ka ja ma küsisin, et aga millega see vana maailm veel sinu küljes on, et vaata, et kas on kellegi või millegi küljes. Ja ta nägi, et see oli ühe inimese küljes ja me võtsime selle vooliku, ta võttis selle vooliku enda energia väljast lahti
ja andis sellele inimeste grupile tagasi, öeldes, et te võite selles kogemuses olla, kui te tahate, aga see ei pea olema nii minu lugu. Et mul tuli see praegu hästi meelde, et võib-olla on ka sinu südameenergia, sinu hool ja armastus voolanud kuhugi, mis ei ole sind väestev, ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks. Aga sellel päeval sa peaksid selle koha hästi läbi nägema, sest see on tohutult valgustav päev, et sellist sisemist julgust ja sisemist vaprust, sisemist endale truuks jäämist peaks olema sellel päeval teha väga palju lihtsam kui muidu, sest lihtsalt see kundaliini energia on niivõrd intensiivne, et see ei lase sul enam nii endale vastu minna. Ja isegi kui sa oled läinud, siis paludes ükskõik, mis kohas sa oma elus oled, ükskõik, mis protsessis sa oled, ükskõik, mis on juhtunud, aga kui sa palud valgust, armastust, Jumalat, kuidas keegi tahab nimetada, sa kutsud endale abi, siis see abi tuleb ja sellel päeval on oodata väga võimsaid allalaadimisi, arusaamisi, avardumisi ja võimalik, et ka andeks andmisi. Et ma annan endale andeks, et ma olen nii kaua ennast mingis kogemuses kinni hoidnud ja läbi andestamise su valguskanal täielikult avaneb ja sa avaned imede sagedusele, imede voole, lahenduste voole ja sinusse tuleb uutmoodi sisemine rahu, sisemine vaikus ja läbi sellise rahunemise hakkab elu sind väga kindlalt ja väga sujuvalt kandma veelgi kõrgemasse sagedusse, südamega täielikult harmoonias olevasse reaalsusesse, kus sa tunned ära, et sinu tõeline olemus on puutumatu ja puhas, süüta puhas valguse laps. See on meie kõikide algne olemus. Kui sa oled veel süütundes, häbitundes, raskuse tundes, siis tead, need on meelemängud. Need on ego mängud, sest ego ei taha lahkuda. Ego arvab, et ta kaitseb sind millegi eest, aga tegelikult meil on võimalik suhelda oma hirmuminaga ja küsida, aga mille eest sa mind tegelikult kaitsed? Ja küsida südamelt, aga äkki on mingi parem viis kui enda sulgemine või endaga pahandamine, et meie süda kogu aeg juhatab meid. Ja selle päeva ülesanne ongi siis olla enda südame õpilane ja enda südame tee järgija. Südamega suhelda saab päris otse ja selleks on mul siin YouTube'is ka tasuta video üleval, võluvõti number 7. Südame hääle kuulamine, soovitan seda harjutust teha nii kaua, kuni sellest saab normaalne igapäevane oskus ja kogemus. Ja kui süda ütleb, et ei ole vaja millegi pärast muretseda, siis on loogiline, et meie teadvus võib-olla tänu rasketele lapsepõlvemustritele või mingisugustele traumadele, mis meil on olnud, ei taha uskuda, et kõik võib nii lihtne olla. Ma küsin ühe nõuandekaardi sellele. Ma tunnen, et siin oleks vaja veel ühte toetuskaarti. Nii ma otsin oma... Okei, tuli mänguline juhatus, võtta siit rahvajutu kaartiks. Mul väga need kaardid meeldivad. Mänguline, lõbus, nii palume. Mida siis teha, kui mõistus ei taha ikka veel südant uskuda? Palun, rahapada. Selleks, et leida üles tõeline varandus, mis on tõeliselt väärtuslik, on tarvis, et me teaksime, mis on päris väärtused ja mis on nii-öelda õpitud egoväärtused. Päris tõeline väärtus on mäletamine, kes me oleme, sest selles olekus meil ei ole kannatusi. Selliseid kannatusi nagu vaimne vaevlemine, tõmblemine, põgenemine, jooksmine.
ehk siis oleks vaja meenutada, kes sa tõeliselt oled ja sellest tõelise olemuse kaevust ehk enda südamest võtta vastu juhatus ja lihtsalt hakata katsetama. Sest et me ei saa enne milleski kindlad olla, kui meil ei ole ju esiteks kas täielikku usaldust või praktikat, mis meile seda usaldust veelgi kinnitab. Niisiis meie ülesandeks ei ole praegu mitte oodata, millal elu õigeks pöördub, vaid küsida südamelt, mis on minu jaoks õige ja teha täpselt sõna-sõnalt nii, nagu su süda ütleb. Ja loomulikult meil on vaja aru saada, et südame hääl on alati hea enesetundega, enesekindel ja rahulik. Ei, see ei ole hirmu hääl. Hirmu hääl on loogiline, vali ja vastuseisev elule ja inimestele, olukordadele. Südame hääl räägib sinu kasuks ja annab sulle väga täpsed nõuanded, kuidas olukorraga toime tulla. Annab sulle alati järgmised sammud sulle ette. Nii et seda on vaja lihtsalt praktiseerida ja see varandus oma südamest üles leida. Mida rohkem sa enda südame järgi elad, seda rohkem sa näed kinnitust, et see toimib ja seda rohkem sa saad kinnitusi, seda selgemaks see protsess muutub. Ja ma ütlen seda siinkohal ka igaks juhuks, et siin on kuulajaid, pärast lugejaid väga palju erinevaid, et südame hääl ei ole sinu seksuaalkihk kellegi järele. Südame hääl on kõikide parimat käekäiku arvestav ja kohane. Ja kui me inimestena oleme tõlgendanud oma südame sõnumeid varem valesti lahti ja saanud haiget, siis me võime minna mõttes nendesse kohtadesse tagasi ja küsida, kas ma tõlgendasin oma südame sõnumi õigesti lahti. Enamasti me võime aru saada, et meie mõistuse ja südame hääle eristamine on olnud meie jaoks probleem, mitte südame hääle juhatus. Aga usaldad, ka see protsess on olnud kohane, õige, kui nii on juhtunud. Aga alati, mida sa võid teha, võid sa ka südamele öelda, ma taotlen selget arusaamist. Ma taotlen selget lahti tõlgendamise oskust. Aitäh, et ma saan täpselt nii aru, nagu tegelikult tarvis on. Selline väike lisa siia juurde. 31. oktoober. Olge teadvel sellest, kes te olete, mida olete tulnud siia tegema, kuidas olema. On Halloweeni aeg, kahjuks on see pimeduse püha olnud niivõrd üles haibitud, et meie selline loomupärane oskus eristada, mis on meie jaoks parim ja mis mitte, võib olla hägustatud, kuna selline kommertslik püha ja kommertslikud müügimustrid, kus meil on üritatud pähe määrida õudusfilme kui midagi toredat või hirmu kui midagi põnevat, siis need kohad on vaja endast eristada, aga sellel päeval on väga imeline võime meid tõsta fööniksina kõikidest nendest nii-öelda sotsiaalsetest, tavapärastest, uinunud inimeste mustritest palju kõrgemale. Nii et ühest küljest see võib olla raskema energeetikaga päev, aga teisest küljest, kui me lähme sügavamale enda sisse, ma soovitan väga sellel päeval kuulata mantraid, teha vaimseid praktikaid, pöörata tähelepanu sellele, mida sinu sisemine laps tegelikult soovib. Kas ta soovib veel hirmu tunda, kas ta soovib veel õudusi, kas ta soovib veel kannatusi vaadelda, tunneta, tajuda. Et võtta sellist sisekaemusaega, et mida ma tegelikult oma elus soovin, mida ma tegelikult
olen ära tundnud, millega mul on tegelikult kõige parem tunne, et lase nendel vanadel blokeeringutel, väga tugev blokeering on see, et ma tahan kuuluda mingisse seltskonda, sellepärast ma teen ka neid asju, isegi kui see ei ole hea. Et näiteks väga sageli inimesed, nad teavad, et neil ei ole nisujahu kasulik, ei ole suhkur kasulik, aga kui lähevad külla, siis oi, ma ikka seda kringlit pean võtma, sellepärast et selline vale mina ja nii-öelda maskimängude langemine on selle päeva väga hea protsess, kui see toimub ja toimib meiega. Ja kui on meie eludes sellised olukorrad, kus meil on vaja valida, et kas ma teen vanamoodi ja viisakuse pärast või uutmoodi ja enda järgi, siis muidugi valikut saab igaüks ise teha, aga valides enda järgi tegemise sind tõstetakse, mul tuli sõnum Jumala kätele, ehk siis elu hakkab sind kandma, kui sina hoolitsed enda parima käekäigu eest, hakkab ka elu sinu parima käekäigu eest hoolitsema, nii et selline mõnes mõttes võib-olla väljakutsepäev, et kas ma teen nii nagu teised või ma teen enda järgi, aga enda järgi tehes sa tuled illusioonide maailmast välja, sa tuled paradiisi sagedusse, sa tuled taevalikkusesse kantusesse, kuidas seda oleks õige öelda, taevalikku kantusesse, niimoodi jah. Okei. Et need kohad, mis on tundunud sulle saatanlikud, need kohad on tegelikult märguandeks selle kohta, et sa oled otsinud heaolu väljapoolt. Et see võib olla ka näiteks partnerlussuhtes, miks väga paljud partnerid kannatavad, nad ootavad, et teine teeks mind õnnelikuks, et ta upitaks mind, et ta poputaks mind, et ta teeks, et mul oleks parem, aga endale ma seda ise ei paku. Ja siis ongi nagu kaks kerjust, kes nõuavad, et teine nende karikat täidaks. Aga kui me õpime iseenda karikat täitma, me vabastame ennast sellest vanast karmamängust, kus võib-olla väga paljud eelnevad põlvkonnad on olnud. Väga paljud vanemad on oma lapsi nii kasutanud, et sa pead ikka tulema mu juurde, muidu ma olen nii õnnetu, ehk siis manipuleeritakse energiatega. Või mis iganes lood siin on olnud, et siin on sellel päeval on tohutu potentsiaal tõusta sellisest sõltuvuslikust käitumisest väga võimsasse ise tugevusse, enda jumalikku algolemusse kohale, mis ei tähenda seda, et teised inimesed su elust kaoksid, vaid see võib tähistada seda, et võib-olla sa teedki sinu hingegrupis ühena esimestest seda ülestõusuprotsessi, aga see protsess iseenesest hakkab sulle magnetiseerima uusi inimesi, uusi kogemusi, uusi tuttavaid, uusi sündmusi, millega sa oled tõeliselt joondu sees. Ehk siis kui sul on valida, kas teha teistele hea meelt pakkumiseks midagi või endaga jääda kooskõlla, siis on soovitus su südamel ilmselt juba olemas. Kuula seda, usalda seda ja lähtu sellest. Nii, ma joon natuke vett. Lähme kohe edasi. 1. novembri saabudes saabub meile ka uus energiatsükkel. Õnnistused, õnnitlused uue energiatsükli alguse puhul. Ka see Kundaliini kanali puhastus, mis teab, mis meelakkumine ei ole. Aga selleks uueks energiatsükliks oleme me toonud endale alla laadinud, alla kanaldanud, alla tõmmanud universumist imelise kogemuse, milleks on puhtus ja selgus algallikaga suhtlemisel.
nii et järgmise 2 nädala jooksul on oodata ei vähemat kui imesid, sellepärast et meid juhib meie enda kõrgem mina ja kõrgem olemus. Miks see kundaliini tsükkel oli selline puhastav ja vabastav, oligi selleks, et nüüd pääseb palju lihtsamalt see õnnistuste voojuhatus meile ellu ligi. Nii et mis iganes su elus on toimunud, tea, et järgnevad 2 nädalat toovad väga palju jõulisema tunde meisse enda, see enesekindluse kasv on selle nimi. Ja jõuline mitte selle nagu jäikuse mõttes, vaid elu usalduse mõttes ja selline endale truuks jäämine ja enda tõe väljendamine hakkab meile tooma järjest rohkem stabiilsust. Stabiilsus seisnebki selles, et ma ei kõigu oma keskmest nii palju eemale, sest ma jäängi endaga kooskõlla, ma ei lähe oma keha vastu, ma ei lähe enda hinge vastu, ma ei lähe enda südame vastu, ma olen nüüd rohkem kooskõlas ja ma väljendan seda, kes ma olen. Ja läbi selle sellise oma energia eest parema hoolitsemise tõuseb meis uutmoodi, võime öelda, kas eneseväljendus või selline sisemine hoiak isegi, et ennem kui me ekspressiivselt midagi väljendame, siis enne seda on ju meis mingisugune sisemine seisund, mingi hoiak, kust kohast see eneseväljendus tuleb. Ja praegu on juhatus siis järgmine, et lähtu elusse suhtumisega, ma ei karda millelegi otsa vaadata või siis veelgi parem sõnastus oleks, ma julgen kõigele ausalt otsa vaadata, ma vaatangi kõigele ausalt otsa, ükskõik mis mu elus on, ma vaatlen, mis asi see on, mida see koht tuli mulle tooma, õpetama, näitama, ma valin seda julgelt vaadata, sest mul on suur algallika kaitse ja abi on alati minuga. Et see energiatsükkel kutsub meid suhtlema valgusmaailmaga veelgi rohkem, sinu kaitseinglid, vaimsed teejuhid, kõrgem mina, kuidas keegi tahab nimetada. Tegelikult me oleme kõik üks. Need inglid, keda sa appi kutsud, on ka tegelikult sinu enda kõrgema mina osised. Ja selline üks olemisse ja ühtsusesse tulek enda valgusmaailma olemusega avab sinu jaoks uksed ja sageli on see ukse avanemine täpselt selles kohas, kus sa oled arvanud, et ma ei taha seda koledat kohta või seda hirmu kohta vaadata. Aga just see, kui sa sellele otsa vaatad, siis näed, läheb see uks lahti, mida sa oled nii kaua oodanud, et kus see edasi liikumine, edasi voolamine tuleb, nii et selline üheskoos universumiga manifesteerumise ja valgustumise energiatsükkel 13-päevane, mis aitab meil tulla ja jääda püsivalt rohkem puhtusesse, mis omakorda äratab meis väga imelised, imedevood, ei vähemat. Nii et selline oma hinge ja südamega kooskõlas maagiline manifesteerimine võiks olla selle energiatsükli üldiseks nimetuseks. Ja viimane on siis pühapäev, 2. november. Nagu energiatsükli 2. päev ikka, selle päeva energia võib tuua üles sellise koha. On see mingi mõte, mis sulle tuleb või taipamine, et näed, mingi eituse nägemine. Minu sees on olnud mingisugune eitus elul ees. Nüüd ma lasen sellel eitusel saada mulle nähtavaks, kuidas ma olen ennast eitanud, mida ma olen endale keelanud, mida ma ei ole tahtnud endale tunnistada, ma valin seda nüüd tunnistada, ma panen selle enda ette kirja, ma panen selle
nii-öelda lauale, nagu kaardid paneme lauale õiget pidi, ei mängi suletud kaartidega, vaid ma olen hästi aus ja ujutan selle koha nii suure armastuse ja õnnistuse ja valgusega üle, kui ma vähegi oskan, suudan ja tahan ja lasen ka sellel kogemusel endas taas vaikusesse tulla. Huvitav juhatus tuleb vaikusesse tulla. Ma tulen selle küsimusega või selle teemaga enda sees vaikusesse. Ja lasen sellel vaikusel selle mõtte lahustada, mis mu sees on olnud. Ja küsin universumilt, aga mis on tegelikult tõde? Mis on tegelikult tõde? Ja selles küsimuses sulle võib tulla vastus sõnadena, võib tulla ka tundena. See, mida ma tajun, et siin on sellise õige tunde allalaadimise pühitsus sellel päeval meid ees ootamas. Ja see õige tunnetus võib sulle tulla nii-öelda täiesti tühja koha pealt. Võib-olla ei tule sulle see tunnetus ja vastus kohe, aga sa teed mingit muud asja, näiteks puhkad või lähed duši alla või sööd või lähed jalutama ja järsku tuleb sinusse just see tunde allalaadimine, see maagilise tunde allalaadimine, see, et mina olen oma elu maag. Mäletate, nädala alguses kokkuvõttes oli see maagikaart, nüüd tuli see mulle niimoodi visioonis jälle ette. Ehk siis see, mis sind tõukab rohkem enda sisse, avab sinu jaoks selle ukse, mis toob sulle enda maagi olemuse mäletamise. Ma loodan, et see on arusaadav. Ilmselt see, siis kui on õige hetk, siis see täpselt hakkab avalduma. Täpselt nii nagu tarvis, et praegu niimoodi see infona tuleb. Ma küsin veel, mida veel on vaja teada. Et näha tulevikku ette, on vaja tunnistada ennast kui väekat. Abituse energiast. Abituse kogemusele vaata ausalt otsa, kas see on ikka nii? Kas see on tõde? Okei. Meid tõstetakse järgmisele tasandile läbi selle koha, kus me arvasime, et siin on piir, aga siis tuleb välja, et tegelikult piiri ei ole. Okei. Aitäh, kallis universum. Ja tuleb veel sõnumiks, et on aeg tegutseda, kui mingisugune äratundmine tuleb, et mingil uuel moel on vaja tegutseda või midagi endas nii-öelda nihutada õigesse kohta või nimetada asju õigete nimetustega, siis niipea, kui sa nimetad asju õigete nimetustega, paned nii-öelda selle klotsi, mis sinus oli teadmatuses, paned selle enda sees õigesse kohta, siis avaneb sulle järgmine juhatus järgmiseks sammuks. Ja tuleb veel külluse inglite sõnum. Sinu une ajal saadetakse sulle sinu kõrgema mina Jumala inglite poolt jumalikult juhatatud ideid, vastuseid ja lahendusi. Pea unenäopäevikut, sest et sulle võivad tulla väga õiged arusaamised läbi unenägude, kuidas oma unistusi täide viia. Võid teha ka enne uinumist taotluse, aitäh, et ma mäletan, mida vaja mäletada, aitäh, et mul on meeles hommikul üles kirjutada, aitäh, et ma saan täpselt aru, mida mu unenäod mulle öelda tahavad. Sellised sõnumid, kallikesed, soovin teile maagilist, võimsat, vägevat kundaliini nädala voogu ja oma maagi olemuse vastuvõtmist. Olge õnnistatud. Kohtumiseni armastuses. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Olen teile väga-väga tänulik.